tere hommikust sulle ja tere tulemast vaatama seda webinari. täna on meil siis teemaks, kuidas luua selline aed või kuidas kujundada selline aed, mis hoiaks end nii-öelda ka ise korras, mis saaks ilma sinuta suures osas hakkama. ehk siis, kui sul ei ole aega enda aiaga väga palju igapäevaselt tegeleda, siis kuidas saada sellist aeda, mis ei vajaks sind iga päev. ja ütle mulle julgelt tere, kirjuta mulle, kus sa mind täna vaatad ja kui sa korduses vaatad, siis pane ka julgelt siia video alla. ja ma kõigepealt võib-olla küsiks sinult seda, et kes tahaks sellist aeda, mis näeks hea välja ka siis, kui sa ei jõua seda hooldada. pane siia number 1, kui sina tahaksid sellist aeda, mis näeks hea välja, isegi kui sa 100% ei ole selle aia jaoks olemas. Ja pane number 2, kui sul juba on selline aed, sest et võib-olla kellelgi teist on selline aed juba saavutatud ja mis tunne on olla sellise aiaga, kas see on võimalik, ehk siis, et ka teistele julgustuseks, kes veel ei ole nii kaugel, et kas see on üldse võimalik. Ja ühtesid tuleb siin palju, ehk siis väga paljud tahate teist saada sellist aeda, mis hoiab end ise korras, jah, mis näeks hea välja ja kas kellelgi on juba 1,5 tuleb siin vahele, jah, et kellelgi on sinnapoole teel, väga hea. Ja kas kellelgi on päris ka selline aed, mis toetabki sind täielikult, mis toimib väga palju lihtsamini kui varasemalt. võib-olla varasemalt oli see aed selline, mis ei näinud nii hea välja, mis vajas alati sellist lisatööd. Ja kui sa oled liikunud nagu ühest punktist juba teise sinna, kus see toimib juba palju paremini, siis see on number 2. nii, igatahes palju ühtesid ja mõned 1,5-d, väga hea, ja mõned kahed tulevad ka, super, väga hästi. Tegelikult jah, selline aed on olemas, mis nõuab päris palju sinu hoolt ja on olemas selline aed, mis nõuab oluliselt vähem hoolt. sellist aeda ei ole olemas, mis üldse hoolt ei nõuaks, sest et me elame Eestis, me elame parasvöötme metsa vööndis, jah. ja see tähendab seda, et kui sa mitte midagi aias ei teeks, siis kasvab sul lihtsalt mets peale. Ehk siis, kui sa oled täna siin webinaril, kas sulle kõlab midagi sellest siin tuttavat, et su aed võib-olla vajab kogu aeg midagi või siis kogu aeg pead midagi rohima, midagi lõikama, midagi sättima. kogu aeg on midagi vaja teha, midagi on võib-olla liiga palju isegi teha ja see ilus üldmulje kaob kiiresti ja võib-olla ei jää aega aiatöödeks, võib-olla tundub see aed ka pigem koormusena kui rõõmuna. jah, kas on sellist asja olnud? kui on, siis sa oled õiges kohas, siis kõlab tuttavalt, siis hakkame seda nüüd vaatama, kuidas me saame selle muuta siis lihtsamaks, kuidas me saame võtta järgmised sammud, et saada aeda lihtsamini hallatavaks, lihtsamini toimivamaks. ja mis me täna siin teeme, on see, et me vaatame üle koos selle, et mis teeb selle aia üldse töömahukaks. kui me saame teada need punktid, mis teevad selle aia töömahukaks, siis me saame need ümber keerata ja muuta selle aia nagu palju lihtsamini hallatavamaks. Siis vaatame üle selle ka, et milline aed püsib ilus ka vähesema hooldusega. kuidas seda siis saavutada, mis on seal nagu oluline jälgida ja vaatame ka seda, et kuidas olemasolevat targalt lihtsustada. selleks ma võtsin kaasa ka ühe praktilise näite. eile loosisime välja siis ühe aia, kelle põhjal ma teen selle näite läbi. räägime, analüüsime seda aeda, kuidas me saame seda muuta siis lihtsamini hallatavamaks. ja lõpus on meil ka tulemas tore loos, kus sa saad siis auhinnaloosis osaleda otseosalejana, nii et tasub lõpuni kaasa teha. võib-olla kiirelt ka sellest, kuidas ma selleni üldse jõudsin, miks ma sulle täna seda siin üldse räägin, sest et ma tean, et täna on väga palju ka uusi osalejaid. sa võid julgelt siia chati kirjutada number 3, kui sa oled täiesti uus esimest korda minu webinaril ja kirjuta number 4, kui sa oled juba 2 või 20 või 200 korda siin juba käinud. jah, näed, 3-sid on päris palju, 4-sid on ka vahele, aga 3-sid mulle tundub, et on väga-väga palju täna. kuidas ma selleni jõudnud olen? ma olen
tegelikult ma alustan oma emast hoopis, sellepärast et see umbrohuvaba teema, naadi teema tuli tegelikult tema lapsepõlvest juba, sest et tema pidi oma kodus oma kasuema juures neil olid roose hästi palju, nad kasvatasid roose ja ta pidi neid roose hoidma naadivabana ehk siis umbrohu hooldust tegema kogu aeg suvel, naati välja kitkuma, ehk siis tema kasuema ütles, et kitku see naat välja, et roosid saaksid kasvada. aga neil oli niisugune tore naabritädi, kellel ei olnud naati ja mu ema ei saanud aru, et miks tal siis naati ei ole, et miks nemad peavad seda naati kitkuma ja naabritädil ei ole mingit naati kitkuda. Ja siis noh, tuli tal niisugune mõte, et ta läheb küsib õige selle naabritädi käest, et mis mõttes temal ei ole seda naati, et kuidas temal ei ole seda naati, sest et mu emale tol hetkel juba ähm, ei meeldinud teha sellist topelttööd või mõttetut tööd, sellepärast et see naat, mille ta välja kitkus, see kasvas uuesti ja uuesti tagasi, ehk siis ta pidi seda korduvalt ja korduvalt tegema. ja mis siis naabritädi ütles? Naabritädi ütles ühe lihtsa ja põhjapaneva tõe. naabritädi ütles seda, et tead, kaeva see naat koos juurega välja, siis teda ei tule enam sinna tagasi. jah, kas kõlab lihtsalt? nii, vaatame korraks, mis siin ekraani jagamisega on. nii, vaatame, kas me saame selle korda. anna teada, kas see ekraani jagamine läks korda, ma korraks nägin, siin chatis oli mingi probleem. ja, ja siis mu ema hakkas mõtlema, et ohoh, mis mõttes, nii lihtne ongi või? ja ta kaevas selle naadi välja, ehk siis ta kaevas selle naadi koos juurtega välja. jah, kas tundub lihtne? pane mulle chati, kas tundub lihtne ja loogiline. kui me võtame nüüd nagu ainult selle naadi, see kehtib ka teiste umbrohtude puhul, kui sa kaevad ta juure välja, siis ta ei saa kuskilt tulla. jah, loogiline, lihtne ja loogiline toimib. ja tegelikult aiaga ongi väga lihtne ja loogiline, kui sa selle naadi välja kaevad, siis teda enam ei ole seal. jah, ma nüüd vaidlen vastu ka ja kindlasti sina ka vaidled vastu, aga ta tuleb seemnest ja aga siis tuleb võilill seemnest. jah, tuleb seemnest ka, aga see ongi see koht, kus aeda ei ole hooldusvabana olemas, sa pead ikkagi aias mingit hooldust tegema ja seemneumbrohtusid sa pead kogu aeg nii-öelda silmad peal vaatama, jälgima, millal nad tulevad, kuhu nad tulevad, et nad õigel ajal välja saaks. ja see aed, kus meie praegu toimetame, Palusalu aed siin Räpina külje all, selle minu vanemad ostsid 88. aastal ja see oli vana räämast, noh, suhteliselt räämast talukoht, suure õunapuuaiaga, igasugust võsa oli seal, naati loomulikult, oss ja oraseina, mida kõike, nõgest, jah. ja selle aia kujunemise juures ma olen lapsest saati ninapidi juures olnud, pluss siis ka kliendiaedades, sest et minu vanemad käisid ka ähm, lisaks sellele, et mu ema oli siis Räpina aianduskoolis õpetaja, ta käis, noh, minu pere käis ka, mina, minu õde, minu ema, minu isa, käisime ka klientidele aedu tegemas. ja ma olen sealt nagu väga-väga palju juba lapsest saati õppinud, siis kui teised olid kuskil, ma ei tea, rannas võib-olla suvel, suvevaheajal, siis mina kaevasin labidaga hoolega. nii, siin mina olen oma õega, kaevame kuskil Võrumaal mulda puhtaks. ja me oleme terve perega hektareid, kindlasti hektareid sellist mullapinda puhtaks kaevanud, umbrohu vabaks kaevanud. ja sedasama me tegime ka enda aiaga, ehk siis hakkasime seda kujundama, et kui alguses olid ka seal mingid puud, põõsad, muru sees üksikult ja emal ei olnud tegelikult üldse plaanigi, et ta mingit 2 hektarist iluaeda hakkab tegema, vaid ta tahtiski, et 5 meetrit maja läheduses oleks aed korras ja ilus, siis tegelikkuses tänaseks on see kuhugi mujale jõudnud. ja mis selle mõte on, ongi see, et ta on või me oleme tegelikult terve tiimiga aru saanud, et üks inimene suudab seda aeda korras hoida lisatöö või põhitöö kõrvalt ja klientidele me oleme sarnaseid aedu rajanud, ehk siis selliseid aedu, mis annavad rohkem efekti, mis nõuavad vähem hoolt. ja kus ma õppinud olen, ma olen õppinud siis maastikuarhitektuuri Eesti Maaülikoolis, lisaks oma ema põhiõppele, mis on väga-väga tugeva põhja mulle alla andnud nii taimede tundmise osas kui ka selle praktilise poole osas. ja Viinis ma õppisin ka Maaülikoolis siis maastikuarhitektuuri, see oli siis Austrias.
ja vahepeal siis ka kutsevõistlustel osalenud, Euroopa Nooraadnike Liidu liige olnud ja täna on meil siis Eestis ettevõte Palusalu aiad OÜ, kus me siis tegeleme nii aedade hooldamise, rajamisega, kujundustöödega, aga ka koolitustega ja spetsiaalsete aiatööriistade maale toomisega. Ja see koolitus, kus sa täna oled või veebiseminar, kus sa oled, see on ka siis Palusalu aedade poolt sulle siia täna toodud. Ja noh, selle Palusalu aedade ajaloo jooksul on väga palju olnud erinevaid tunnustusi. Siin on mõned tunnustused noh, meie kliendi aedadelt, aga ka meie enda aiast. Ja üks tunnustus, mis me saime 2008 enda aiale, aiakultuuri edendamise preemia, see on nagu ka üks selline tähendusega preemia, millest me oleme kinni haaranud, millest me oleme edasi läinud, et tõepoolest seda Eesti aiakultuuri arendada. ehk siis miks me seda täna teeme, on kindel veendumus, et Eesti aedadel on väga suur potentsiaal. Eesti aedu on võimalik uuele tasemele viia ja see, et sina täna siin webinaril oled, on ka tõeline näide sellest, et sa tahad oma aeda muuta, et sa tahad oma kodu muuta ilusamaks, lihtsamini hallatavamaks, et sul on seal kodus hea olla. ja eestlased on uskumatult töökad, neile meeldib see, et maja ümbrus on korras ja me teeme selle üheskoos ära nii-öelda, et mitte ainult mina üksi, vaid ka sina oma aiaga, isegi kui sa tänaselt webinarilt võtad ühe mõtte kaasa, mille sa ellu viid, siis see on suur samm edasi ja ilusamate Eesti aedade suunas. Mis asi see hooldusvaba aed on või mis asi see hooldusvaba aed ei ole? tegelikult hooldusvaba aeda ei ole olemas selle puhtas mõttes, ehk siis sellist aeda, kus sa üldse mitte midagi tegema ei pea. aga on olemas aed, mis on läbimõeldud, mis on loogilise ülesehitusega, milles on õiged taimed õigel kasvukohal, mida on seeläbi lihtsam hooldada. ja ta on ilus ka siis, kui kõik ei ole perfektselt korras. miks see nii on? sellepärast, et taimed hakkavad üksteist toetama ja nad võtavad väga suure osa sellest üheaastasest või seemnest tuleva umbrohu kasvuvõimalused üldse ära. pluss lisaks see, et sellises tihedas istutuses sa ei näe umbrohte, nad ei hakka lihtsalt silma, kui mõni üksik peakski nagu kasvama seal hakkama. Ja miks mõni aed nagu hästi palju hoolt vajab või liiga palju hoolt vajab, ongi see, et põhjus on ülesehituses, kuidas see aed on üles ehitatud. Tihtipeale juhuslik kujundus või liiga palju pisidetaile on need, mis muudavad aia väga palju hoolt vajavaks. või siis ka see, et vale taim on vales kohas. ma ei tea, kas sa oled kasutanud või sa oled näinud kuskil kellegi aias, et päikese käes kasvavad näiteks hostad või astilbed ja nad ei näe seal head välja. või siis päikese käes kasvab rodo, jah, ja ta ei näe seal hea välja, kogu aeg kiratseb. siis see ongi tihtipeale põhjus, et ta on lihtsalt valel ajal vales kohas. ta peaks olema varjulises kohas või siis keegi on istutanud näiteks Faseni naiste nõgese kuhugi varjulisse puu alla, varjulisse kohta ja see Faseni naiste nõges on seal välja veninud, ta ei õitse lopsakalt, ta ei näe seal hea välja. ja tihtipeale see ei tule väljagi võib-olla esimesel aastal, kui sa ta kohe istutad, vaid see tuleb välja järgmistel aastatel, sest et mis ma olen märganud väga palju seda ka, et kui inimesed ostavad mingisuguse taime, nad vaatavad, et jah, see taim võiks sobida sinna kasvukohale, kui nad juba teavad, et seda kasvukohta peab jälgima. ja siis juhtub selline asi, et see taim tegelikult käitub esimesel aastal hoopis teistsugusena kui järgmistel aastatel, et seda tasub jälgida, et kui te ostsite taime, mis pidi olema 2 meetrit kõrge, aga esimesel aastal ta on ainult 50 sentimeetrit, siis see võib olla normaalne. kui see on järgmistel aastatel ka sama pisike, siis see ei ole normaalne, siis on juba midagi viga, ehk siis kas on vale taim ostetud, vale sort, kuskil on midagi segi läinud või on mingi kasvukoha probleem. Siis killustunud istutusalad on ka need, mis muudavad aia töömahukaks.
kui on natuke siin, natuke seal, väike istutusala siin, väike istutusala seal, siin kõrval pildil on üks täiesti suvaline aed, kus on kaks istutusala siin ilmselt terrassi läheduses, üks väike siin, üks on seal, kolmas on võib-olla siin, siis on veel siin midagi väikest, siis on võib-olla siin ka veel midagi väikest. aga kui me paneksime nüüd need jupid kõik kokku, siis me saaksime siia juba päris arvestatava suurusega istutusala, millest me saaksime ka nagu efekti, millest me saaksime lopsakamat kujundust luua. Siis mis veel suurt hoolt põhjustab, on see, et selge struktuur puudub. Mis asi see selge struktuur on? Selge struktuur ongi see, et meil on konkreetsed istutusalad, äh, suuremad istutusalad ka, sellest me räägime natuke rohkem ka, et mis see suurus siia asjasse üldse puutub ja kuidas ja kuhu need on siis paigutatud, et kui meil on siin vaja teha seda peenraserva hooldust ja siis on selles ka veel peenraserva hooldust vaja teha ja kobestust. jah, sa teed võib-olla selle perfektse hoolduse siin, ma ei tea, ühe pärastlõunaga ära ja siis järgmine päev lähed siia. aga kui sa paneks need nüüd kõik kokku, siis see efekt oleks esiteks palju suurem ja tegelikkuses tuleks ka sul lõppkokkuvõttes vähem tööd. Astilbed hädaldasid päikese käes, muudkui kastsin mitu aastat, istutasin nad poolvarju, 2 aastat rõõmsalt ropsakad ja levivad. vot, väga hea, aitäh, Aire, sulle jagamast. see ongi niimoodi, et meile võivad mingid taimed meeldida ja me võime armuda nendesse taimedesse, mis aiandites müüakse, aga kui me ei leia talle sobivat kasvukohta enda aias, siis me võime kasvõi pükstest välja ronida ja kogu aeg kasta ja väetada ja mis iganes talle teha, isegi võib-olla päikesevarju talle ehitada. aga see taim ei hakka seal kunagi nagu hästi toimima ja võib haigeks jääda ja talvekindlus võib kahjust nagu kannatada ja kõik erinevad asjad. ehk siis kuidas mõjub selline aed, kus on istutusalad konkreetsed, nad tekitavad aias mingisugust ruumi, sul on mingisugused noh, taimegrupid siin kordusena peal, sul tekib mingisugune ühtsus versus see, et sul on üksikult kuskil mingid asjad muru sees. või siis selline aed, kus sul on konkreetselt näha, kuhu tekib näiteks aiasüda, see on nüüd üks suurem park Saksamaal, Weinheimis, Hermannshofi park, aga see põhimõte kehtib ka meil väikses aias. kuhu tekib see aiasüda, kus on meil taust, kus on meil mingisugused istutused või siis selline aed, siin on üks aed, kus eelnevalt olid istutusala, ei olnudki istutusala, vaid olid puud, okaspuud enne olemas ja siis aiaomanik soovis, et see muutuks istutusalaks, et seda oleks lihtsam hooldada, sest enne käisin, ma ei teagi, kas nad niitsid ise või robot niitis, ma seda täpselt ei mäletagi, aga siit vahelt tuli niita, see ala ei olnud ühtne tervik, vaid olidki üksikud asjad muru sees. aga siis tekkis sellest tervik, jah, üks istutusala, kus on sees nii püsililled, kus on sees puittaimed, siis okaspuud, need, mis juba olemas olid. see aedhortensia oli seal minu meelest ka olemas juba. ehk siis kui see tervikuks saab, siis asi muutub. siis töömahuka aia tüüpilised tunnused ongi see, et on palju väikseid peenraid, keerulised servad on murus, võib-olla servi ei olegi. kes on teinud, kes on katsetanud sellist asja, et mm, seda serva ei ole versus see, et on servad, et sa teed enda peenardele servad, olgu need siis labidaga lõigatud või olgu need mingisuguse materjaliga ääristatud, suurt vahet ei ole. kellel on olnud seda? näed, nüüd ainult servad, Hellel, jah. et kui sul enne ei olnud servi ja versus see, et sa teed näiteks need servad nüüd, siis see pilt totaalselt muutub, sellepärast et sinu istutusaladel, lillepeenardel on see serv nagu raam. kui praegu näiteks sellel joonisel siin on üks istutusala, kus me ei saa konkreetselt aru, et noh, mingi kuju siin on natuke näha,
aga konkreetsus võib-olla ikkagi puudub või on selline hägune. kui seda serva ei ole, siis on seda raskem hooldada ja ta mõjub visuaalselt ka väga selliselt väsitavalt. Siis üksikud taimed siin ja seal. Üks asi veel servade kohta või siis, kui servad on konkreetsed, aga servad on tehtud hästi lainetavad või hästi keeruliselt väikeste selliste detailidega, siis seda on ka väga-väga raske korras hoida. või kellel on seda olnud? sul on peenarde servas näiteks põllukivid, sellised rusikasuurused või pealuu suurused, siis kuidas on seda hooldada? jah, serv ikka väga vajalik, annab ilme. olid erinevad servad, nüüd on järjest lõigatud servi. ainult servad, nii on istutusalad minu meelest kompaktsemad ja silmale ilusam vaadata. absoluutselt, et kui neid servi ei ole, siis noh, silmale on raske vaadata ja hooldus on ka tegelikult raske. jah. Siis üksikud taimed siin ja seal. jah, kellel on seda olnud, kellel meist poleks aga seda saab muuta. me saame olemasolevaid taimi väga hästi siduda uute istutusaladega. me saame näiteks suuri puid uute istutusaladega siduda. kui meil on püsililled, meil on mingid ilupõõsad üksikult, me saame neid välja kaevata. me saame istutusalasse tuua, me saame istutusalasid suurendada ja tekitada neid tervikuid. praegu on kusjuures väga hea aeg ütleme, püsilillede ümbertõstmiseks, aga ka puude põõsaste ümbertõstmiseks. et kui on vaja midagi teise kohta tõsta ja ka suuremaid põõsaid me saame ühest kohast teise tõsta. oluline asi juures on see, et neid tuleb ka tagasi lõigata, et mitte kogu seda võra võimalikult säilitada, vaid põõsaid me peame ka tagasi lõikama, kui me tahame edukalt neid ümber istutada. siis liiga palju erinevaid taimi. kui näiteks istutusalal puudub struktuur, siis liiga palju erinevaid taimi võib muuta pildi väga killustunuks ja eriti veel siis, kui sul ei ole korduseid kasutatud ja eriti veel siis, kui on kõrvuti sattunud taimed, kes võib-olla ühel hetkel ära kaovad või ainult mingil teatud hetkel seda efekti annavad. no näiteks sa teed pojengi peenra, seal on küll erineva õitsemisajaga pojengid, aga struktuuri erinevusi absoluutselt ei ole ja mida sa siis vaatad näiteks sügisel, mida sa vaatad näiteks talvisel ajal, et seda saab kõike arvestada, et me saame luua ka väga lummava aia, mis talvel väga hea välja näeb, kui me teadlikult taimi omavahel hakkame kombineerima ja siis võib see liiga palju erinevaid taimi muutuda ka rahulikuks pildiks, kui me teadlikult need grupid nagu õige koha peale jaotame. siis paljas muld ja umbrohu surve, palja mullaga istutusalad, kus on paljast mulda hästi palju või tühja pinda hästi palju, siis need on ideaalsed kohad, kus umbrohi hakkab kasvama. siin on erinevaid meetodeid, mis seal selle vastu aitab, aga üks on tihedam istutus. nii et taimed katavad sul kogu pinna ära, et see asi muutuks sul lopsakamaks, et see asi hakkaks nagu see süsteem hakkaks ennast toetama. sest et kui mullapind on kaetud mitte ainult mulčimaterjaliga, vaid ka taimedega, siis see mullapind hoiab ka niiskust palju rohkem kinni kui siis see tühipaljas mullapind, pluss siis see umbrohu teema. ja aed ei püsi visuaalselt koos, ongi see, et mul on natuke siin, mul on natuke seal. ja noh, mul on siin puud-põõsad, mul on siin viljapuuaed, aga visuaalset tervikut justkui ei teki, mul ei teki erinevaid aiaruume või konkreetseid aiaruume. nii, mis siis selle aia väsitavaks teeb? kui aias on liiga palju otsuseid, ma pean nüüd otsustama, mida ma kuhu istutan, kas ma võtan selle peenra hoolduse ette või ma võtan hoopis selle peenra hoolduse ette. kas ma lõikan täna pealsed ära või lõikan homme pealsed ära, kas ma pean seda puud pügama või kärpima või harvendama või üldse maha võtma. iga otsus võtab aega
ja kui aed on nii-öelda kaootiline, siis tulebki neid otsuseid hästi palju, aga kui meil on konkreetsed alad, meil on konkreetsed istutusalad ja ma ütlen nii, täna või sellel nädalal ma võtan nüüd selle peenra hoolduse ette, siis ongi nii, see ongi nagu lihtne otsus, aga teised, mis mul silma jäävad, need jäävad mingiks teiseks korraks, ma ei pea seda nagu sellesse nädalasse pakkima. või kui aias on ka liiga palju eriilmelisi alasid. See võib aia teha visuaalselt väsitavaks, aga see võib ka teha hoolduse poolest väsitavaks, sellepärast et eriilmelised alad võivad absoluutselt erinevalt ka hoolt vajada. näiteks kui sul on roosipeenrad ja sul on kiviktaimla ja siis on sul näiteks lopsakate, püsikute ja puude põõsastega peenar, siis ähm, roosid, kiviktaimlad vajavad alati palju rohkem hoolt kui need lopsakate püsikutega istutusalad, milles on ka puud-põõsad sees näiteks, mis on nagu terve pind on kaetud ära. miks kiviktaimlad vajavad palju hoolt? väga lihtne, sellepärast et kiviktaimlataimed on madalad, väiksed, seal langeb maapinnale palju rohkem valgust ja tihtipeale ei ole see pind kaetud ära siis täielikult selle kiviktaimlataimega. pluss siis nad ei ole nii konkurentsis tugevad, ehk siis kui võilil ikka vahele tuleb, siis võilil võtab võimust, kui, kui õigel ajal ei ole märganud teda välja võtta. Miks roosipeenad vajavad palju tööd? lõikus, katmine, väetamine, äh, mingi haiguste tõrje, putukate tõrje, kõik see, kui sa tahad uhkeid lopsakaid roose, siis vali roosid, kes on resistentsemad, kes on tugevamad, aga sellest hoolimata paljud roosid vajavad sellist lisahoolt. Mis veel teeb väsitavaks, kui on aias katkestusi, noh, see ongi see, et kaootiline ongi siin natuke, seal natukene, erineva hooldusvajadusega alasid, no see läheb selle eriilmelisega natuke kokku, siis pidevat parandamist vajavad alad. kui sul on mingi istutusala, kus sa näed, et jah, näed, eelmine aasta ma tegin selle kohta pildi ja see ei õitsenud ühtlaselt, näiteks juulikuus või seal oli mingisugune auk, aga ma oleks tahtnud sinna midagi õitsvat, siis ongi see koht, et ma pean igal aastal vaatama, et ma saaksin ta nüüd õitsema. ja tihtipeale on see ala ka liiga väike, et sinna midagi juurde panna või midagi nagu suuresti muuta, vaid me läheme juurpõhjuseni tagasi ja juur on plaan, ehk siis kui me plaani peal selle läbi joonistame, välja joonistame, siis me saame palju paremini selle struktuuri ühtlaselt paika. ja kui see struktuur on ühtlaselt paigas, siis see aed ei küsi sinult kogu aeg tähelepanu. sa võid mitu nädalat seal mitte midagi teha ja mitte midagi ei juhtu. Need taimed ei sure sul ära, see struktuur ei kao sul nagu mitte kuhugi. Mis siis selle aia vähem hoolt vajavaks muudab ja ilusaks muudab, ongi see, et sul on selge struktuur, selge rahulik struktuur. see muudab aeda väga palju rohkem, kui me arvame või arvata oskame. ma olen näinud aiapidajaid, kes tahavad enda aiastruktuuri teha väga selliseks mänguliseks, väga kunstipäraseks, väga selliseks noh, põnevaks. aga kui see põhistruktuur on väga mänguline, väga kunstipärane, väga detailide rohke, siis jah, me saame nagu taimedega seda pehmendada, aga see põhistruktuur, kui see on juba rahutuse all, siis me ei saa seda hästi nagu rahulikuks ikkagi teha, sest et mingil hetkel see alusstruktuur jääb sul näha, talvisel ajal näiteks või kevadel, kui sa kõik oled juba maha lõiganud. siis mis muudab veel, on suuremad tervikud. suuremad tervikud, kui sul on praegu üksikud peenrad kuskil muru sees, maja ees, maja taga, kus iganes, siis vaata, kas annaks neid kuidagi kokku viia, kas omavahel ühendada või siis tekitada üks suurem ja korralik ala. ma ükskord tegin ühe katse, kui palju aega kulub 40 ruutmeetrise istutusala hooldamiseks versus see, et kui palju aega kulub sul 10 üksiku põõsa ümbruse või üksiku väikse peenra korrastamiseks.
ja tegelikkuses see ajavahe tuleb väga palju väiksem, kui me arvame. jah, mida suurem on ala, seda rohkem see nagu justkui vajaks hoolt, aga seda lihtsamini me saame seda korda ka teha, sest et meil on üks peenreserv, mida me korras hoiame. meil on palju rohkem nagu kinnist pinda, mis on kaetud kas siis multsimaterjaliga või siis lilledega, puude põõsastega, pinnakatjatega ja suuremad tervikud mõjuvad ka palju ilusamalt, palju lopsakamalt, kui need on siis ähm, kujunduspõhimõtteid ja taimede kasutamise põhimõtteid arvestades kokku pandud. ehk siis meil on seal struktuurtaimed, meil on seal erinevate õitsemisaegadega taimed, meil on seal pinnakatjad, kes pinda katavad, meil on seal erinevate rollidega taimed sees. siis taimede kordused. See võib-olla ei tee vähem hoolt vajavaks, aga see teeb nagu aia ilusamaks, see muudab aia harmoonilisemaks ja rahulikumaks. Siis õiged taimed õigesse kohta. jah, sellest me enne natuke rääkisime ka, et see on A ja O. kui me püüame mingit taime panna ebasobivasse kohta, siis me võime ükskõik mida teha, aga see taim ei tunne seal ennast hästi ja ta ei suuda nagu elu sees sulle nii head efekti tuua ja luua. Siis vähem paljast mulda. kellel on juba istutusaladel mullapind kaetud taimedega? pane mulle number 5 siia chati, kui sul on mullapind kaetud taimedega. ja sa võid panna number 6, kui sul ei ole veel kaetud taimedega. jah, number 5, 6 kui sul ei ole veel kaetud taimedega, siis see on see koht, kus me saame hooldusvajadust vähendada. praegu kevadine aeg, tulevad tulbid, nartsissid, siniliiliad, lumikellukesed, krookused. või siis, kui sul on 2-aastaseid taimi, näiteks meelespead, varsti hakkavad pinda katma, siis millised taimed sul kohe kevadel varakult seda pinda hakkavad katma? väga paljud aiaomanikud armastavad siniliiliad ja väga paljud vihkavad neid. aga mis on siniliilja võlu, on see, et ta kevadel annab sulle selle õitsemise ja teiseks ta katab väga varakult nagu väga hästi selle pinna ära ja pärast tulevad püsikud nende asemele, ilma et nad kuidagi konkureeriksid omavahel. siis lihtsamini hooldatavad pinnad tulevadki nendest eelnevatest. kui on õiged taimed, sul on vähem paljast mulda, sul on suuremad tervikud, sul on selge struktuur. ja üks oluline asi veel siinjuures on pinnase umbrohuvaba ettevalmistus, mida võib-olla tahetakse tihti väga kiiresti saada, millele ei pöörata nii palju tähelepanu. aga kui me ehitame maja mingi kõrghoone väga logisevale vundamendile, siis see maja ei pea kaua püsti. ja lillepeenra istutusalade puhul on täpselt seesama teema. kui me ei tee umbrohuvaba pinnase ettevalmistust ja sul on sees seal orasseinaat ja osi ja kassitapp ja seatapp ja kõik need, siis pärast on sul seda aeda väga palju rohkem keerulisem korras hoida. ehk siis see pinnase umbrohuvaba ettevalmistus on väga tugev vundament, mida ei tohiks ignoreerida. kui me tahame, et see aed pärast hakkaks ise ka väga paljuski korras püsima. noh, siin on üks aed Pärnumaalt, kus on ka tehtud suuremaid istutusalasid, see on üks Unistuste aiaklubi liige, kes hakkas enda aeda siis kujundama kõigepealt terrassi juurest ehk siis enda kodu lähedalt seda pilti muutma, siis tuli juba siia kaugemale, et vaatesse jääks midagi. aga enne tal ei olnud mingeid suuri istutusalasid, ta hakkas jupp jupi haaval tulema. ja tihtipeale arvataksegi, et nii, kui ma nüüd joonistan näiteks mingisuguse aia valmis, siis ma pean homme selle rajama. ei ole niimoodi. sa võid seda jupp jupi haaval tegema hakata, aga kui me joonistame aia valmis, siis me näeme ja hakkame nägema seda tervikut.
noh, või siin on näha näiteks kordused ja kui ma räägin, et mullapind on kaetud, siis see istutusala, see on Lahemaa rahvuspargis üks istutus, mis on suurte kivide vahele tehtud. see istutusala on värskelt rajatud, ehk siis see on esimese aasta istutus, mullapinda on veel näha, aga nüüd, kui järgmise aasta pilti vaadata, mida mul veel ei ole, siis järgmisel aastal on see mullapind kaetud. pluss lisaks on siin siis kasutatud multsimaterjalina freesturvast, et see mullapind oleks kaetud peale rajamist, sest et peale rajamist, kui sul jääb vaba mullapinda, seda sa ei saa vältida, siis sealt hakkab ka ühe aastane umbrohi ja seemneumbrohi siis sellest seemnepangast mulla seest sul kindla peale tulema. noh, või siin ka, kui sa vaatad kordusi, see on nüüd üks Palusalu aia foto, korduseid värvis, korduseid samas liigis, siin on näiteks aedleeglilled õitsevad, päevaliiliate kollakas toon ja hostade lehestik, et mingid kordused tekivad selles istutusala lõikes ja hakkavad sinu pilku suunama siis kuhugi poole. ja selline aed siis mõjub ka palju rahulikumalt, kus on vähem juhuslikkust, kus on rohkem terviklikkust, ehk siis me vaatamegi tervikut, aeda kui tervikut. meil on seal selged vormid, meil on suuremad taimerühmad ja tugev üldmulje jääb ka siis, kui me ei jõua kõike pidevalt sättida, kui me ei jõua pidevalt, ma ei tea, neid üksikuid umbrohte ära võtta või kui me isegi ei jõua pidevalt serva korras hoida. ja võib-olla, mida ma siinkohal ütleks ka, et see vähem hoolt nõudev aed ei tähenda igavat aeda, vaid hea struktuur teeb aia visuaalselt tugevaks, ta muudab selle rahulikuks, ta loob selle ilu. miks muidu öeldakse ka vähem on rohkem, jah, less is more, et mõnikord on vähem rohkem ja see, kui meil läheb nagu see struktuur all, ehk siis näiteks istutusalade vormid ja kujud lähevad väga rahutuks ära ja siis me tahame sinna väga palju erinevaid taimi veel peale panna, siis on segadus garanteeritud justkui või see rahutus garanteeritud. seal on väga palju detaile sees, aga kui me lihtsustame näiteks seda alusstruktuuri, et need istutusalad on rahuliku kujuga ja siis need taimed võib-olla on, võib-olla sa oled täiesti taimehull, tahad neid taimi saada, siis sa pead need saama ja siis mõjub see juba palju rahulikumalt, kui see alusstruktuur toimib. Siis õiged kooslused püsivad kauem ilusad. mis tähendab õiged kooslused? õiged kooslused tähendab seda, et nad on esiteks kasvukohale sobilikud, aga teiseks sa oled nad kokku pannud niimoodi, et sa jälgid aastaaegu. osad taimed, mis kevadel tärkavad, õitsevad varakult, nad kaovad ära peale õitsemist. noh, kellel on näiteks harilikku murtud südant kodus, siis tema õitseb varakult kevadel, emadepäeva kandis hakkab õitsema. jah, ta võib juuli keskpaigani päris uhke olla, kui ta on õigel kasvukohal, aga siis ta muutub kollaseks ja siis sa lõikad ta maha, ta läheb nagu maa sisse tagasi üsna varakult, aga kui sa ta paned kuhugi esiritta, siis jääb sul mingil hetkel sinna auk, mida sa võib-olla ei taha vaadata. ehk siis, kui me kombineerime varasemaid õitsejaid hilisemate õitsejatega, pluss siis jälgime seda struktuuri, et kes jääb pikalt püsti, ka talveks püsti, siis me saame luua selliseid pilte, mida ka talvel nautida näiteks. siis tekstuurid, vormid ja kõrrelised kannavad palju. no siin on üks foto Palusalu aiast. struktuurid võivad olla mingid okaspuu vormid, okaspuu pügatud vormid. struktuurid võivad olla ka nagu põõsad, lehtpuud. struktuuri annavad ka kõrrelised, annavad kõrgemad püsikud, mis püsivad kaua ilusad, mis alustavad juba varakult kasvu. et me vaataksime, et kui me istutusi planeerime või aeda planeerime, et see struktuur oleks ka talvisel ajal näha või sel ajal näha, kui veel püsilille ei ole või kui veel seda kevadist lopsakust ei ole. ja hästi kujundatud aed näeb hea välja kauem. jah, et kui me teadlikult hakkame seda aeda kujundama, siis me saame seda
väljanägemise, head väljanägemise aega väga palju pikendada. ja lähme siin siis nüüd selle Maa-ameti juurde, vaatame üle seda ühe aia, vaatame selle krundi ülesehitust, vaatame hoonete paiknemist, liikumisteid, vaatame, kus on avatud, suletud alad, vaatame võimalikke selliseid hoolduskoormuse kohti ja kohti, kus siis aed võib-olla vajab või kus teda saab lihtsustada. nii, ja vaata, kas sa näed seda aeda, seda Maa-ameti aeda, anna mulle siin chatis teada. ja siin on nüüd selline aed, mille krundipiirid on küll suuremad, aga see hooviala on siin ilusti näha, on piiritletud mingisuguse, noh, ma ei tea, kas kuivmüüriga, kas mingisuguse hekiga, see polegi oluline. aga me näeme, et sellel krundil on mingisugune visuaalne piir. ja milline, kõigepealt, mis ma siin vaataks, on see, et milline on see äh, aia üldine loogika. nüüd ta läks siin natuke paigast ära. milline on aia üldine loogika? kus inimene liigub, kuidas ta krundile pääseb? siin on näiteks sissesõit, tuled siia, siin teisel pool otsas on võib-olla garaaži juurdepääs. ehk siis, kui sa siit sisse sõidad, siis majja lähed võib-olla siit eest, siis siin on tarbeaia osa, majast pead tarbeaiani pääsema, siin on jäetud ilusti läbikäigud. nii, siis ma pean siit majast pääsema võib-olla siia kuuri juurde. ja siin taga on veel võib-olla mingisugune, ma ei tea, puukuur või mingisugune muu kuur. nii, siis pead pääsema siit taha kuuri. ehk siis alati, kui sa enda aeda vaatad, siis vaata, kus kohas sa liigud ja kus sa pead liikuma ja kus me saame ka teistmoodi liikuda. näiteks, kui ma vaatan seda aeda, siis võib-olla on siit ka mingi läbipääs, et pääseda siia. aga kas see on ilmtingimata vajalik? meil on uskumatult palju harjumusi, et me oleme harjunud nägema ja liikuma näiteks siit. aga võib-olla me ei pea siit liikuma, kui meil on siin sissepääs, me võime väga vabalt ka siit ümbert minna, see ei tee nagu suuremat vahet sisse. aga me saaksime näiteks siin maja ees istutusala siduda ilusti hoonega ära, ilma et meil jääks siin mingisuguseid kitsaid ribasid, kust siis läbi käia. siis vaatame, kus on aia keskpunktid, kuhu tekib aia süda. kui näiteks see on sissepääs, siis selles aias on üsna palju jäetud seda tühja ala ka. aga mis ma näen, et aia südamekoht, mis võiks olla kuskil selles piirkonnas, selle keskel on mingisugune puu. no oletame, et see on õunapuu. võib täiesti vabalt olla õunapuu. kui sa oma aeda kujundad, siis proovi jätta oma aia süda nagu tühjaks, et sinna me ei planeeri ühtegi ilupuud, me ei planeeri sinna lõkkeaset, me ei planeeri sinna, ma ei tea, õunapuid, vaid aia süda, aia keskkoht peab olema avar ja tühi. küll aga me saame keskkohast väljapoole, kas või natukene väljapoole, sinna hakata planeerima puid, põõsaid, mis iganes meil vaja on. me saame hakata näiteks siia tekitama seda taustsüsteemi, et meil tekiks mõnus aiaruum, turvaline aiaruum, kus meil on hea olla. ja kus tekib siis see visuaalne segadus? kus tekib visuaalne segadus? ma ütleks, et siin aias ei ole väga palju seda visuaalset segadust, aga me saame seda veelgi rohkem lihtsustada ja veelgi selgemaks teha. no siin on näiteks siin tagataustal on midagi loodud, aga siin on juba noh, nagu ebakorrapäraseks hakkab see asi muutuma. ilmselt siin on mingid vanad õunapuud vanast viljapuuaiast näiteks. aga kuidas me saame seda visuaalset segadust natukene muuta rahulikumaks? sest et need kohad on need, mis nõuavad ka rohkem hooldust. ja mis võiks olla siis lihtsam? ma tõmban näiteks siiasamma
kohe peale joonlauaga näite, et kuidas me saame seda siis muuta rahulikumaks. kui meil siin on taust, no ütleme, et siin on see taust ja me tahame siia jätta seda läbikäiku, siin on mingisugused puud. noh, võib-olla need puud on juba nii vanad, et need peab ära maha võtma ja me ei taha võib-olla nii suurt seda taustsüsteemi siia. ma tõmban praegu siia selle joone peale ja kohe tõmban seda natukene sujuvamaks. noh, midagi taolist, ehk siis tekib siia see taustsüsteem. taustsüsteem, mis loob sinu aiaruumi. nüüd siin on see aia süda, siia on juba tehtud mingisugune istutusala. see on ka ühtlasi selline tervituspeenra koht ja selleks, et see aiaruum või aia struktuur hakkaks tugevalt tööle, siis tasub siia vastu, et näiteks sellest olemasolevat ära kasutades luua vastu istutusala, kasutades ära seda, mis meil juba on loodud, aga seda natukene nüüd omavahel sidudes. nii, siit vahelt jääb läbikäik, et ma saan majja minna näiteks. siit eest jääb vaba läbikäik. siit ma jätan võib-olla rohkem vahele. kuna ma ei ole siin aias käinud ja loomulikult siin võib olla veel hoopis mingisuguseid tingimusi, siis alati arvesta sellega, et mis on tegelikult sinu funktsionaalsed vajadused. jah, et kas see aiaruum on loogiliselt kasutatav, kas see liikumine on mugav, võib-olla sa pead siit autoga sisse sõitma ja pead sinna viima mingeid asju, aga õnneks siin on nagu ligipääs olemas, et ma ei pea ilmtingimata võib-olla siit autoga läbi pääsema. siis kuhu jääb eesaed? siin on sul tervituspeenar, aga mis on selle alaga näiteks siin ees? Need on ka sellised kohad, mis jäävad noh, tühjaks, kasutamata. võib-olla on see hea koht, kuhu oma eesaia selline ilupeenar luua. siis siin ma vaatasin, oli üks suur kask, võib-olla see kask jääbki üksikult siia muru sisse ja noh, kas ma teen siia vastu mingisuguse istutusala või ma ei tee, see polegi väga oluline, aga võib-olla terviklikkuse mõttes on hea, kui ta seal olemas on, et ma tulen siit sisse ja mul on siin ees kohe olemas uhked istutused. siis siinpool, tagapool on nüüd rohkem selline majanduse ala, võib-olla ei ole siin aknaid, kuhu ma vaadet tahaksin luua. võib-olla on aknad, kui on maani aknad näiteks, siis ma tahan võib-olla siit akendest vaadata kohe nagu maja servast mingit asja, siis siia maja nurka on loodud üks istutusala, nüüd ma pean vaatama, et kus mul see sissepääs on. kas see sissepääs jääb niimoodi, et ma tõmban nagu selle istutuse siit sissepääsu juurest. nüüd ta läheb mul siin natuke sassi, nii, sissepääsu juurest ja tulen teise istutusalaga, mis mul on siit hakatud tegema, tulen siit natuke ümber nurga, et ma seon seda kujundust ära nüüd oma hoonega. nii, et ma tulen siit hoonest välja, mul on siin uhke tervituspeenar, siin on ka maja juures uhke istutus ja siis tuleb veel tarbeaia juurde ka istutusala, näiteks selle mõttega, et ma tahan vaadet varjata oma tarbeaiale, siia on ka juba midagi loodud. võib-olla ma tahan tänavalt seda vaadet varjata, näiteks siit ma näen tänavalt siia sisse, ma ei taha, et inimesed näeksid mul seda tarbeaeda, ma tahan, et nad näeksid näiteks seda lopsakat lilleaeda. ehk siis hakkab tekkima mingisugune struktuur ja siis see ala on konkreetne tarbeaia osa, seal on kompost, seal on kasvuhoone, kõik need asjad. ja siis on see küsimus ka, et mida
mida möödakäijad näiteks siit näevad või kuidas ma tahan, et siit see nähtav oleks. me saame ka väikeste hekielementidega väga palju sellist ruumilisust luua, võib-olla ma ei taha siia mingit suurt istutusala teha. muidugi võib, ma võin siia ka teha ette sellise istutusala, mis aitab näiteks naabri vaadet varjata. Ma võin siit tulla lausa need kohad ära ühendada ja võib-olla ma jätan siia sellise vahekäigu, et see vahekäik ei jääks näiteks tänavalt nähtavale, aga mul on noh, siin on mingisugune istutus või siis ma teen lihtsamalt. nüüd kustus kõik ära, et ma teen siia ette mingisuguse hekielemendi, et hekk ei pea absoluutselt olema terve krundi ulatuses, vaid ta ongi mingi väike jupp ja võib-olla ma teen siit risti veel ühe jupi. tekib ruumilisus, siin taga on mul majandusõu, siin ma teen mingeid majandusasju. kui ma pean siia taha pääsema näiteks autoga, siis ma muidugi siia seda hekijuppi nagu ette ei saa ehitada. aga me saame läbi mõelda, et kuidas sa aiaruumi kasutad, kuidas see liikumine on. kas mõni ala on liiga väike, võib-olla liiga ebamugav, äkki ma pean suuremaks tegema. kas kõik need alad teenivad oma eesmärki või mingisugust eesmärki, mida nad peaksid teenima, sest et kui meil on see aia taustsüsteem, siis see teenib võib-olla seda eesmärki, et ta võtab põldudelt tuleva tuule kinni, ta varjab naabrite pilke näiteks ja moodustab hea tausta mulle mingitele istutusaladele. ja tuleks vaadata ka seda, et kus on ülekujundamist või juhuslikkust. et ükski ala meil ei saa juhuslikult tekkida kuhugi, vaid sellel on alati mingisugune põhjus, mingisugune loogiline põhjus, miks see ala just tekib siia ja mitte kuhugi mujale. jah, miks see ala näiteks on just siin ja mitte, ma ei tea, keset seda hoovi. ehk siis esmamulje saamiseks vaata üle see, et kas see aed mõjub rahulikult või killustunult ja kui ta plaani peal või Maa-ametis, kui sa lähed ise vaatad enda aeda, kui ta Maa-ametis juba mõjub killustunult, siis on see koht, kus me saame midagi ette võtta, me saame teda muuta rahulikumaks. ja ära karda olemasolevaid puitpõõsaid, neid saab sisse siduda või siis ümber istutada vastavalt siis nende vanusele, vastavalt sellele, et millega täpselt tegu on. või siis mõned puud, põõsad võivad jääda ka üksikult sul muru sisse, et see on ka võimalik, aga enamik peaks sul olema mingi asjaga seotud. siis esmamulje saamiseks vaadake üle see, et kas aial on siis selge struktuur, et kuhu jäävad aiaruumid, kuidas me hakkame seal liikuma. kas pilk saab kuskil puhata näiteks, kuhu tekivad vaated ja mis tekitab sellist liigset hoolduskoormust ka. selle aia puhul võib-olla tasuks vaadata seda, et mis hoiab seda aeda koos. praegu tundub, et siin on niisugune aia tagumine foon täitsa mingil määral olemas, ma ei tea, kui kõrge see on või kui palju see tegelikult toimib, aga see on üks aia selgroogudest, mis peaks aial olemas olema, ehk siis see tagumine taust. siis tasuks vaadata ka seda, et kas aial on vaja suuremaid vorme. kui aial on näiteks hästi palju väikeseid okaspuid kasutatud, selliseid väiksemaid kääbusvorme kasutatud, siis see aed siin on, ütleme, 2500 ruutmeetrit, see on üsna suur aed ja kui on väga väikseid taimi kasutatud, siis ta jääb nagu ebaproportsionaalne. ta ei jää visuaalselt hea. ehk siis mõnikord on vaja ka mingeid suuremaid puid, et see aed nagu oleks inimmõõtmetele sobiv ja et sa ei tunneks ennast seal nagu avatud kuskil taldriku peal. siis kus oleks vaja kordust, kus oleks vaja korduseid? ma näitan ühte pilti ka sellest aiast, kus on näha ilusti need õunapuud ja üks istutusala ja see aiaomanik on absoluutselt taimede armastaja, aga kuhu me saaksime luua korduseid? näiteks kui meil see istutusala on majast natuke kaugemal ja siin maja ees on üks istutusala, siis
kas on midagi, kas mingi värv, mingisugune taim, mis kordub nii selles alas kui ka siin selles alas, et me saaksime neid omavahel paremini ära siduda. Teisele poole mul kahjuks siin on üks pilt ka, kus on traat aia poole, ma kujutan ette, et see on sinna tahapoole pilt. Kas on vaja näiteks tausta või raamistust, et siin on üks suur torkav kuusk, siin on mingisugune lehtpuu, tamm äkki, et need on juba taustaks, aga võib-olla on veel vaja midagi raamistuseks sellele püsilile peenrale, et ta jääks nagu ilusti paistma. Siis hoolduskoormuse allikad. Jah, kus on hoolduskoormuse allikad? Kas need on, noh, ma ei tea, kivid peenraservas, kas need on üksikud väiksed alad? siin on näiteks kaskede all ilusti näha mingisugune väike istutusala, näiteks ma ei tea, roomava kadakaga, aga kas see annab seda ilu, mida me tahame saavutada või pigem oleks see kask, mitmetööline kask siin palju uhkem või mitte istutusala, vaid muru sees ja võib-olla need kadakad peaks üldse siit ära võtma, et seda asja lihtsustada ja siis seal tagapool tulevad konkreetsed istutusalad. Väiksed peenrasaared, üksikud istutused murus, need me käisime kõik läbi, et kus need siin tekivad, kui me vaatame ebamugavad nurgad, kus on kitsad nurgad või siis teravad nurgad, et neid tasub igal juhul vältida. eri tüüpi väikesed alad ja kohad, mida peab siis kogu aeg päästma, võib-olla mingid kiviktaimlad, mingid kividega istutused, umbrohi kogu aeg näiteks tuleb vahele, et kus ma pean kogu aeg päästma. et seda päästmist vähendada, kui kivi on probleem, siis võib-olla tasub mõelda, et see ala teha umbrohuvabaks ja kive mitte kasutada. ehk siis küsimus laiemalt on see, et kas see lahendus on ilus ainult siis, kui seda pidevalt hooldada või ta püsib ilus ka siis nii-öelda päriselus, kui sul ei ole iga päev aega seda hooldada. kui ta päriselus niimoodi ilus ei püsi ilma pideva hoolduseta, siis tuleb midagi ette võtta, et seda muuta. ehk siis kuidas seda lihtsustada, ongi see, et väiksed killud suuremateks tervikuteks koondada, detaile vähemaks võtta. siin aias tegelikult tundub, et on isegi vähem detaile, aga ma olen aedu näinud, kus on väga palju detaile ja need detailid nõuavad oma osa. selgemaid piire luua. meil ongi konkreetsed alad, kus meil see taust tekib. muuta liikumist loogilisemaks, hooldust loogilisemaks ja jätta alles see, mis päriselt töötab. et kui see okaspuu näiteks siin kase all ikkagi iga kevad on pruun ja sa pead teda turgutama, et ta üldse uuesti roheliseks läheks, siis kas sellel on nagu pikas perspektiivis mõtet ja kas ta annab sulle selle ilu tagasi, mida sa tahad temalt saada? Ähm, sest et noh, üks on see, et need taimed ei toimi ja teine asi on see, et need väikesed peenrad on paratamatult töömahukamad juba serva poolest, aga ka see, et seal on noh, palju rohkem seda tühja pinda. siis noh, selle muru hoolduskoormusega ka, et kuidas me saame vähendada muru hoolduskoormust. nii, ma lähen siit ma lähen siit, hüppan üle ja hüppan selle slaidi peale. ja pane julgelt ka chati küsimusi, et ma vaatan pärast sinu küsimused ka üle. et vähendada muru hoolduskoormust, ongi need lihtsamad muruservad, lihtsad lauged muruservad või sirged muruservad vastavalt sellele, kuidas sinu aiakujundusega sobib ja kuidas ka sulle nii-öelda meeldib, kuidas sul nagu toa sisekujundus on tehtud, maja sisekujundus. siis vähem üksikuid istutussaari murus, see on ka see, mis vähendab muru hoolduskoormust. raskesti niidetavad kohad, muru ainult seal, kus seda päriselt vaja on.
ja niidetav ala võiks olla võimalikult selge ja mugav, et üks asi on istutusalade hooldus, aga ka see, et kuidas need murualad tekivad ja kus on mugav niita, kas sa niidad käsitsi või sul robot niidab, kas sa niidad traktoriga või niidad käsiniidukiga või siis noh, kui lai sul see robot on, kas ta mahub igalt poolt läbi. Siis vali õiged taimed õigesse kohta. noh, ma arvan, et see ei taha väga palju siin nämmutamist saada, et valgus ja pinnase tingimused on A ja O, mida tasub nagu, mida sa pead arvestama, kui sa tahad toimivat asja saada. Siis valida ka vastupidavaid taimed. osad taimed on lühiealised. näiteks hariliku raudrohusordid, mis on väga uhked, on lühiealised ja kui sa neid õigel ajal ei jaga, siis sa jääd nendest lihtsalt ilma. Ja kui sa nende efektsete taimede peale oma aia üles ehitad, siis esimesel aastal, noh, peale istutamist ta võibki ilus olla, aga mis edasi saab? Siis eelista taimi, mis katavad maad. noh, see on nii ja naa selles mõttes, et sul tuleb kasutada nii taimi, mis lähevad kõrgusesse, kui ka taimi, mis maad katavad. Siis struktuurseid püsikuid ja kõrrelisi ma väga soovitan kasutada, sellepärast et ka talvisel ajal me võime oma aeda nautida härmatisega, lumega ja see võib väga müstiline välja näha. siis väldi taimi, mis vajavad pidevat poputamist. jah, sest et see nõuab väga palju lisatööd. roosid, külmaõrnad, mingisugused taimed, suurelehised hortensiad näiteks või siis ma ei tea, pukspuud näiteks kasvatad aias ja pead kogu aeg päikese eest varjutama. mingid haigusõrnad taimed, kes võib-olla õitsevad väga uhkelt, aga pead kogu aeg pritsima. siis üks soovitus, mis nagu alati toimib, kui sa tahad ilusamat, rahulikumat aeda, on korduste kasutamine. nii värvikorduste kui ka sama taime korduste kasutamine, mingi struktuuri korduse kasutamine ja see kordus loobki seda harmooniat, tugevat sidusust istutusalale. et see vähendab seda juhuslikku ja kaootilist muljet. ja kordus on ka see võtmesõna, mis aitab siis aial püsida ilusana ka siis, kui kõik ei õitse korraga. näiteks siin on üks kastik, mis on juba ära õitsenud, mis jääb ka talveks väga uhket struktuuri andma. ja tema tegelikult ta õitseb niisugune tumepunaka tooniga. aga see pole esmane, mis efekti tema annab. tema annabki seda liikuvust peenrale rohkem. aga kui näiteks stiilbed siin ära õitsevad, siis nende õiestruktuur jääb ikka alles ja sügisel nad mõjuvad nagu väga efektselt ka sellisena, kui nad on ära õitsenud. või siis punanupud või siilkübarad, kui nad on ära õitsenud, siis jääb tugev struktuur alles. siis väldi paljast mulda, et paljas muld tähendab rohkem umbrohtu, rohkem tööd, rohkem kuivamist ja see tähendab siis rohkem vajadust sekkuda. ehk siis struktuurtaimed, kõrrelisi, ma väga julgustan kasutama ka, sest kõrrelised osadele meeldivad, osadele ei meeldi ja arusaadavatel põhjustel ka, miks ei meeldi, meenutades võib-olla umbrohtu või meenutades sellist looduslikku heinamaad. tugevad põõsasvormid või põõsavormid annavad struktuuri, et ilma põõsasteta me suuremaid istutusalasid kindlasti teha ei saa või ei tohiks, sest et rinded peavad istutusalal olemas olema ka suurematel aladel. siin on näiteks üks näide Pallusalu aiast, kus on puud sisse planeeritud, põõsad sisse planeeritud. Neid siin ei olegi praegu tegelikult hästi näha, sest et püsikud on nii kõrged. siis millele tasub tähelepanu pöörata, on ka lehe ilu ja tekstuuri kontrastid, et millised lehed taimedel on, kas neil on suured, peenikesed, pikad, torkivad, läikivad, siis tekstuuri kontrastid, noh, millise kujuga mingid taimed on, millised õied neil küljes on ja millised taimed näevad ka peale õitsemist head välja, et nad annaksid ka talvist struktuuri, talvist efekti. ja siin mõned küsimused oma aia kohta.
et sa saaksid enda aiale ka sellise väikse analüüsi teha. sa võid teha sellest slaidist endale pildi, mis osa minu aiast nõuab kõige rohkem aega. mõtle selle peale nagu praktiliselt, millise aiaosaga sa oled kõige rohkem hädas või kõige rohkem pead seal tegutsema. sest et kui see aiaosa võtab kõige rohkem aega, siis võib-olla on seal lahendus, kuidas me saame muuta selle aiaosa vähem hoolt vajavaks, et ta ei võtaks nii palju aega, et sa saaksid seda rohkem ka nautida. ja kas see on tõesti vajalik? jah, kas see on tõesti vajalik, et ta võtab nii palju aega või mis seal võtab siis nii palju aega? mida me saaksime seal lihtsustada? kus on liiga palju killustatust? jah, kus on võib-olla üksikud peenratutsakad, kus on üksikud taimed kuskil muru sees. kas minu aias on piisavalt kordust? kordust nüüd nii aia lõikes kui ka istutusala lõikes. kas minu taimed on valitud kasvukoha järgi? jah, kontrolli see üle. ja 5 põhimõtet, mille sa siit webinarilt võib-olla enda jaoks võid kaasa võtta, ongi see, et lihtsusta, 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 suurenda tervikuid, vähenda keerulisi hoolduskohti, vali õiged taimed ja loo rahulik struktuur. nüüd, kui sa mõtled, et sa lähed nüüd teed sel kevadel selle ala lihtsalt suuremaks, et siis see hakkab toimima, siis automaatselt see ei pruugi sul hakata toimima. kui sa teed ta suuremaks ja umbrohtu näiteks välja ei võta, siis sa paljundad seda probleemi ehk siis teed endale tööd juurde. kui sa teed ta suuremaks, teed ta umbrohu vabalt, valid sinna õiged taimed peale ja arvestad nüüd nende hooldusvajadustega ka, siis see muutub sul lihtsamaks. ja hea aed ei pea olema see koht, mis nõuab sinult kõige rohkem, vaid hea aed on see, mis töötab sinu eluga koos, mis pakub seda ilu ka argipäevas, ka siis, kui sa ei jõua seda hooldada. ja sul ei pea olema 2 hektarit aeda või 3 hektarit aeda, nii nagu Palusalu aed on, vaid kui sul on, ma ei tea, 1500 ruutu, siis sellest isegi 100 ruutu lillepeenar võib sulle väga palju juba anda, nii et sa jõuad ka seda päriselt korras hoida. ja hea aed ei muutu kohe inetuks ja umbrohtunuks, kui sa näiteks nädal aega mitte midagi ei tee või kui sa 2 või 3 nädalat mitte midagi ei tee, siis mitte midagi ei juhtu. ja hea aed toetab sind, mitte ei koorma sind. jah, et see aed on võimalik saada. ja tihtipeale nüüd see probleem ei ole sinus, et sa ei pinguta piisavalt, vaid probleem on aia ülesehituses, kuidas see aed on üles ehitatud. hea kujundus vähendab seda hoolduskoormust ja vähem hoolt vajav aed võib väga ilus, väga mitmekesine olla, nii putukatele, lindudele, loomadele ja loomulikult sulle endale väga palju pakkuda. ja targad valikud loovad siis rahuliku ja toimiva terviku. jah, Maris kirjutab, et ma loeks nagu mingist unistusest. jah, just. ja paljude jaoks see ongi veel unistus, aga osadel teist ka, kes täna siin on see unistus juba nii-öelda käega katsutav või lausa juba olemas. et see on võimalik saavutada. ja mis on siis nüüd järgmine samm, et kui sa tahad oma aeda terviklikumaks muuta, ilusamaks muuta, loogilisemaks muuta, vähem hoolt nõudvamaks muuta, siis järgmine samm on õppida seda aeda tervikuna nägema ja teadlikult kujundama. ja selleks on meil mitu võimalust, kuidas seda teha saab, aga üksi on seda tihtipeale raske teha. ideid võib-olla on palju, aga puudub siis selge järjestus, kuhu ma midagi panen, kuidas see tervik siis hakkab seal tekkima. üksikute tööde tegemine ei loo veel tervikut. kui ma teen istutusala ettevalmistuse ära, aga see kuju ja suurus ja asukoht ei klapi veel, siis jah, see on suund sinnapoole, aga see ei loo veel seda ühtset tervikut. või siis valed otsused võivad ka hoolduskoormust hoopis kasvatada. ja ilma plaanita kulub rohkem aega, kulub rohkem raha, kulub rohkem energiat ja seda rapsimist, et nii, mis ma nüüd siis teen. ja sellepärast ma kutsun sind Unistuste Aia klubisse. mis asi see on ja kuidas see töötab?
Ma olen näinud seda, kuidas väga paljud inimesed on hädas selle oma aia põhistruktuuri paikapanekuga või taimede valikuga, paigutamisega, kuhu need siis paigutada oma aias. Või siis umbrohtudega aias, aia hooldamisega üldse. Ja üksi seda tehes või vajalike teadmistega, teadmisteta võib teha väga palju kulukaid vigu, raisata palju aega ja raha mõttetutele tegevustele või taimedele ka kulutada, mis ei kasva võib-olla sinu aias. ja tihti on üksinda teadmisi rakendada ka päris raske, kui sul ei ole kellegi käest küsida, kuidas seda nüüd teha või pingutatakse liialt üle. Ma olen näinud seda ka, et näiteks hakatakse umbrohuvaba istutusala rajama ja siis võetakse sealt välja liiga palju umbrohujuuri, jah. Ka neid juuri, mida tegelikult ei pea välja võtma. Või siis antakse liialt vara alla, ehk siis kaevatakse suure hooga läbi ja siis vaadatakse, et ahah, näed, naet tuleb tagasi, see ei toiminud. Et tegelikult seal on vaja leida see kesktee, mis hakkaks toimima sinu aias. Ja see Unistuste aiaklubi on siis selline liikmesus, kus on hästi palju sees erinevaid veebikoolitusi erinevatel teemadel, seal on täpne nagu juhis, kuidas sa oma aeda saad hakata muutma hooldusvabamaks. meil toimuvad seal otsekõned, Zoomi kõned, kus sa saad enda küsimusi küsida enda aia kohta. meil on olemas kinnine Facebooki grupp, kus me infot vahetame, pluss siis e-kirja teel tuleb samuti info ja grupis on meil siis küsimuste postitused, kuhu saab oma küsimusi lisada, millele me siis vastused anname. Siis võimalus on klubi toe või klubi raames tulla ka praktilistele koolitustele koha peal. seal on siis erinevatele liikmesustele, kas kuuliikmetele või siis aastaliikmetele erinevad soodushinnad või siis tasuta osalemised ja saad 99% sa saad mugavalt oma kodust läbida. kõned toimuvad õhtuti, saad ise sobival ajal ka järele vaadata, kui sa otse osaleda ei saa ja saad küsida küsimusi, saad juhatust järgmise sammu kohta näiteks, kui sa ei tea, kust alustada või kuidas edasi minna, saad julgustust, inspiratsiooni edasiliikumiseks, et see on see koht, kus sa saad nii-öelda iseseisvalt hakata seda läbima, pluss siis saad tegelikult tulla ka küsima. ja ma toon siia mõned näited ka osalistest, kes on seal klubis aktiivselt kaasa teinud. üks on Kadri, kes Pärnumaal siis hakkas enda aeda rajama juba mitu aastat tagasi ja ta alustaski terrassiäärsest peenrast, mis on tal tänaseks juba, ma ei tea, võib-olla 2 või 3 aastat vana. ja noh, eelmisel aastal ta tegi veel ühe suure istutusala sinna aia keskosasse, et väga palju on tema aias juba muutunud selle ajaga. ja siis on veel teisi osalejaid ka, kes oma aedu on muutnud juba lihtsamaks, toonud uusi õitsejaid oma aeda ja kes tegelevad sellega siis samm-sammu haaval edasi. või siis ka kasvatavad juba mingisuguseid taimi oma suuremate projektide, suuremate istutusalade jaoks ette. ma loen sulle ette ka mõned tagasisidet osalejad, kes on seal klubis. Nüüd, kui pea aastake Unistuste aiaklubis oldud, on mul püsiumbrohuvaba istutusala rajatud, teine tegemisel. tegelen praegu kaevamisega. kui ma tean täpselt, mida ja kuidas teha, on see nii lihtne ja meeldiv tegevus. tänu teile, aitäh kogu tiimile, eriti Mariale nii sisukate koolituste eest. tänu Maria Palusalule suudavad kõik oma unistuste aia teha. Siis Ester jagas, saan olla kindel, et kui hätta jään, siis saan asjatundlikku nõustamist. mõnda tööd olen aias edasi lükanud, sest pole kindel olnud, et kas teha ja kuidas. nüüd kevadel teen ära lehise ümberistutuse, sain teada, kuidas palju lihtsamalt ja odavamalt katta roose. teadmatusest lõikasin sügisel monardad maha, siit sain teada, et poleks tohtinud. teadmisi järjest koguneb, õpetlikud videod meeldivad. ja Eve kirjutas, mina olen juba tükk aega Unistuste klubi liige ja väga meeldib, eriti talvel on rohkem aega õppimiseks, kuulates mitmeid kordi nii Maria kui Reet Palusalu Zoomi kõnesid. tõelised professionaalid, enda arvates edenen aeglaselt, aga kodused küll kiidavad, kõik muutub tasapisi paremaks. suured-suured tänud ja suvel võtan kindlasti reisin Olga külla ette. nii, mõned toredad pildid veel siit istutusaladest, mis on siis siin rajatud ja rajamisel.
ja seal on tõepoolest hästi palju erinevaid materjale, mida sa saad omas tempos läbida. Mõnikord võib tunduda, et seal on nii palju, et ei jõuagi läbida, aga mida ma soovitan, on see, et võtta endale üks konkreetne eesmärk, mida sa tahad sellel hooajal teha ja sellega hakata liikuma. Sa ei jõua võib-olla kõike läbi teha, sa ei peagi kõike läbi tegema, vaid tuleb hakata kuskilt otsast minema, et edasi liikuda ja aasta pärast öelda, et nii, mul on nüüd üks istutusala rajatud, mis läheb mu aia tervikuga kokku. Ehk siis klubis toimetades ja kaasa tehes saab sinu aed olla palju paremini läbimõeldud. Saab muutuda nagu läbimõeldumaks, terviklikuks. Ta muutub rahulikumaks. Teda on lihtsam hooldada, kui sa hakkad näiteks umbrohuvabasid istutusi looma. Muutub vähem juhuslikumaks ja muutub sinu elu toetavamaks, nii et sul on uhke öelda oma külalistele, kes su aeda tulevad, et jah, ma tegin selle ise, jah, ma ise kujundasin, jah, ma õppisin selle ära. Kellele see klubi sobib? See on sulle, see klubi, kui sa tahad oma aeda paremaks muuta, aga sa ei taha teha juhuslikke otsuseid, kui sa tahad tulla kellegi käest küsima vahepeal, kui sa soovid vähem segadust ja rohkem selgust, siis see klubi sobib sulle. Ja kui sa tahad vältida kulukaid vigu ja soovid ka seda, et su aed oleks ilusam ja lihtsam hooldada, siis see on see koht, kuhu sa võiksid tulla, kus sa saad siis alustada. Ja ma pakun sulle täna välja aastase liikmesuse, aasta pühendumist enda aiale, mis ei tähenda, et sa iga päev nüüd pead hakkama oma aias toimetama, vaid et sul on mingisugune juhis ees, millele sa saad toetuda. Ja siin sa saad siis tuge terveks aastaks, praktilisi juhiseid oma aia arendamiseks, selgust, millele keskenduda, kindlust, et sa liigud õiges suunas. Loomulikult, kui sa tuled ka küsima, on ju, et siis sa saad selle kindluse, et sa oled õiges suunas liikumas ja motivatsiooni ka oma aias päriselt edasi minna. Meil toimuvad seal ka sellised kõned nagu eesmärgikõned, kus klubi liikmed siis saavad oma eesmärke natuke paika panna, et mingile ajaraamile siis fookust nagu paika panna. Et ei pea kõiki asju korraga hakkama tegema. Ja liitumisel on kaasas ka kasulikud boonused. Esimene boonus, mis siia tuleb kaasa aastamaksega, on see, et sa saad osaleda praktilisel umbrohuvaba istutusala rajamise koolitusel, kas siis maikuus või septembrikuus. Maikuus toimub see meil Tartumaal ja septembris siis kuskil Harjumaal. Siis teine boonus, mis tuleb juurde, on Canva veebikoolitus, kuidas oma aeda visualiseerida. Sealt sa saad siis õppida selgeks, kuidas digitaalset programmi kasutada oma plaanide visualiseerimiseks. See Unistuste Aia klubis on muidu olemas ka juhised, kuidas käsitsi seda teha. Siis kolmandaks boonuseks tuleb tasuta pääs Palusalu avatud aeda sellel hooajal. Siis neljas boonus on tööraamat Naadimetsast paradiisiks, kus sa saad abistavaid taimenimekirju, kus sa saad panna endale kirja eesmärgid, kus sa saad nii-öelda hakata seda tööraamatut täitma, et oma aiaga edasi liikuda. Siis viies boonus on aiatööde aastakalender, et sa teaksid, mis ajal oleks vaja teha, et ei pea kõiki asju nii-öelda ühel ja samal ajal tegema. Ja kuues boonus on osalemine töötoas looma aia visioonitahvel. Seda me teeme Canvas, kus ma õpetan, et kuidas sa saad oma aia soovid, visioonid ühele nii-öelda plakatile kokku panna, et sa näeksid ka, et kuhu suunas sa oled liikumas. Ja need boonused kehtivad siis liitumisel kuni märtsi lõpuni. Ja lisaks ma panin sulle juurde ka kiire liituja boonuse, milleks on Wolfi, Kobesti ja Serva kõblas. Kobesti on siis see kolmeharuline konks, millega sa saad mugavalt teha istutusalade lillepeenarde hooldustöid ja Serva kõblas
kaasa tuleb siis ainult üks vars. servakõplaga tõstetakse siis servakraavi üles, et muru sul kohe servast peenrasse ei kasvaks. ja need boonused ma panin sulle selleks juurde, et sul kevadine istutusalade hooldus ja ka suvine istutusalade hooldus või sügisene istutusalade hooldus oleks lihtsam, mõnusam, et see pakuks sulle rõõmu. ja need boonused, need kiire liituja boonused kehtivad sulle siis kuni 27. märtsini kella 14-ni. nii et mõtle, kuidas sina siit edasi lähed ja tänutäheks, et sa olid täna siin webinari lõpuni, nii toredalt loosime pääsu siis ühele osalejale Unistuste aiaklubisse 3 kuuks, kus sa saad siis hakata enda aiaga edasi toimetama. ja meil on praegu siin otse 271 osalejat. ma teen ära kiire loosimise ja selleks ma palun, et sa ütleksid nüüd numbreid. vaatan, kus mul see chat kasus. ja ma vaatan ka üle teie küsimused. ahah, numbrid juba tulevad, jah, te teate väga hästi, mis toimub. nii ähm,. nii, aga oi, kui palju tuleb, juba numbreid tuleb. nii, mis ma ütlesin, meil oli 270. nii, vaatame siis. ma arvan, et numbritele võite stopi panna. ma võtan need numbrid, mis siin on chatis juba olemas, mul on 13, mul on 1. võtame siit keskelt 156. ja siis on 73 ja siis on 58. nii, võtame siis niimoodi, et 58 pluss 73 miinus 156 pluss 1 korda 13 on -12 ja nüüd ma võtan siit veel 27 pluss 27 on 15. nii, ja palun ütle nüüd alt või ülevalt. ma võtan alt või ülevalt. alt, nii, esimene oli alt ja võtame alt. alt ja 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. nii, ja 15 on alt Urve suure tähega. nii, Urve, ma kirjutan sulle siia ka. palju õnne Urvele. palun kirjuta meile oma meiliaadress, et me saaksime sulle edasised juhised saata, kuidas sa klubisse pääsed. ja teistele ilusat kevadet ja ole hea, pane mulle siia chati ka üks kaasavõtt, mida sa võtad tänasest enda jaoks, enda aia jaoks webinarilt kaasa, mida sa hakkad ellu viima. ja ma vaatan üle ka sinu küsimused. palju-palju õnne Urvele. nii, peenraääred, aiasüda olgu vaba, tee tervitus, peenar, küsi endalt, oli väga hea. kaevan masti kaevan masti palun, kas järgi saab kuulata ja järgi saad kuulata 2 lehekülge parandusi, ideid, no suurepärane, siis oli tolku, kordused, vaatan üle oma aiaplaani, aiasüda. aitäh suurepärase koolituse eest, infot oli palju ja andis hea motivatsiooni oma aia rajamisel, suuremad istutusalad, ühenda väiksed istutusalad, peenraääred, lihtsusta, ühenda, aiasüda, umbrohu vaba. vähem on rohkem, struktuur, suuri puid, põõsaid. suur tänu hariva webinari eest, kordused, naadi eemaldamine, aia südavabaks, suuremad ühtsed peenrad, suuremad istutusalad, lihtsasti hooldatav, selged struktuurid, naati kaevan, kordused aias,
kordused taime või värvi järgi, üldine kujundus, kuidas saada endale unistuste aed, kui tegemist on pisikese aiaga. Pisikesele aiale kehtivad samad reeglid nagu suurele aiale, ehk siis aluseks on alati proportsioonid. lihtsalt väiksemas aias tulevad siis proportsioonist lähtuvalt väiksemad taimed, väiksemad alad. kõik on nagu vastavalt selle aia suurusele. pluss siis see praktiline pool peab ka olema täidetud, et kus need funktsioonid siis tekivad. tänan, sain palju ideid. kordamine on tarkuse ema, aiasüda, servad. tänud, Maria. kas hekkide kohta ka webinari plaanite? võib-olla, võib-olla teeme hekkide kohta ka. tänud koolituse eest, see oli väga vajalik. ühendav, struktuuri läbimõtlemine, õige taim õigesse kohta, vali õiged taimed, vähem väikseid alasid. aitäh koolituse eest, sain edaspidiseks inspiratsiooni. peenra ääred, olen oma aia rajamise alguses, sain palju häid ideid. aiaplaani tegemine, huvitav loeng. umbrohu vaba kallaka aias, kuigi ma ei tea, kuidas seal kaevata ilma alla veeremata. just, ilma alla veeremata ja ilmselt kui on väga kallaks, siis seal ei saagi kaevata ja ei tohigi kaevata, muidu see voolab sul esimese vihmaga minema, aga seal on ka omad tehnoloogiad, kuidas seda teha saab. ja just Unistuste aiaklubi ongi see koht, kus sa saad tulla küsima konkreetselt oma aia kohta, kui sul on selline keeruline asi, siis kuidas ma saan seda lahendada nii, et ma ei veereks sealt alla ja et ma ei murraks seal enda konti ära. nii, aitäh jälle targem aia keskpunkti määramine. suur tänu, aitäh, väga sisutihe ja asjalik koolitus. sain teada, et ma korjan liigselt kõik juured süsteemselt kaevamise alalt. tänud tänase koolituse eest. aitäh hea koolituse eest. nii, suur-suur tänu kõigile. Ähm, nii, ma vaatan korra veel küsimusi, mis olid seal ülevalpool ka. ja Urve, võitja Urve suure tähega, ole hea, kirjuta mulle siia ka oma meiliaadress minu privaatsesse chati, siis ma saan sinuga ühendust võtta. nii siin oli huvitavaid küsimusi veel. sellel talvel nägin, et mu armkõrrelised olid imeilusad ja püsisid kogu talve. nõus eelpool kirjutatuga, kõrrelised on imeilusad, igal aastajal annavad liikuvust ja struktuuri. mis kõrrelisi te soovitate, mul ei ole veel ühtegi. me ei saa soovitada kõrrelist huupi nii-öelda. kui sa tahad kõrrelisi, siis kõigepealt me peame vaatama, millised on sinu aia kasvutingimused. päikeselisse parasniiskesse aeda sobivad väga paljud kõrrelised. ja mis kõrreliste valikul võib-olla oluline on see, et ta oleks külmakindel Eesti tingimustes, et ta püsiks talvel püsti, et meil oleks seda talvistruktuuri. ja üks kõrreline, mis on väga efektne, mis püsib talvel püsti, mis üsna varakult alustab kasvu, on näiteks Hiina siidpööris Federweisser. see kasvab umbes 2 meetri kõrguseks, sügisel tulevad uhked sellised õhulised õied külge. et aga kõik Hiina siidpöörised ei ole Eestis külmakindlad või sellised uhked. või siis teravaialine kastik on üks kõrreline, mida väga palju kasutatakse ka avalikus ruumis. millised on kõige lollikindlamad püsikud, mis kasvavad iga ilmaga ja õitsevad terve suve? vot siin on jälle see, et millisele kasvukohale. me alustame alati kasvukohast. lollikindlamaid püsikuid on päris palju. mis on piiravaks sinu küsimuses, on see, et õitsevad terve suve. terve suve õitsevaid püsikuid on vähem, palju vähem kui selliseid lollikindlaid, mis õitsevad pikalt või õitsevad mingi teatud aja. üks lollikindel, mis parasniiskese päikselises kasvukohas väga hästi kasvab, on üks pinnakatja ja tema õitseb, ma ütleks, et julgelt, peaaegu täidab selle rolli ära ja siis terve suve on kurereha rosann. aga selliseid küsimusi, selliseid taimenimekirju on meil ka Unistuste aia klubis päris mitmeid,
mida saab kasutada siis oma aia kujundamiseks, oma aia loomiseks, pluss siis saab ka tulla küsimuste kõnele veel küsima, kui sul on mingeid spetsiifilisi nii-öelda soove, nõu vaja taimede valikul näiteks. Ähm, nii, UAK on päriselt suureks toeks aia planeerimisel, Maria ja Reet, superjuhendajad. aitäh sulle, Eve. Kuidas teha peenra äärt, kui kodus on robotniiduk? Robotniidukiga on selline lugu, et robotniidukeid on erinevaid ja robotniidukid kas siis töötavad kaabliga või töötavad ilma kaablita, kas neil on rattad ees või rattad taga või keskel. Ja sellest lähtuvalt tuleb siis ka see robotniiduk seadistada. Kui sul on näiteks kaabliga töötav robotniiduk, siis see peenrakraav ja äh, see traat peavad olema nagu õigel kaugusel, et see robotniiduk sul sinna kraavi ei sõidaks. Või siis kasutad hoopis metallservi, mis on piisava laiusega, et ta selle muru peenrast ära hoiaks ja siis sa ei lõika nagu labidaga endal seda peenart kogu aeg näiteks suuremaks kogemata. Et seda peenra robotniidukit tuleb seadistada nii, et ta sul seda peenra kraavi ei kukuks, aga samas niidaks nagu hästi ära. ja üks variant on ka see, et ta niidab sul noh, mingi piirini ja lõpliku servaviimistluse sa teed ise tavalise muruniidukiga, sest et osad aiapidajad on läinud seda teed, sest et nad tahavad ikkagi seda peenraserva, mis on labidaga lõigatud, sest see on kõige lihtsam ja kõige ilusam variant paljude jaoks. UAK on parim õppimine, aitäh sulle, Külli. Väga inspireeriv on see video, ma tunnen ka täielikku inspiratsiooni, nüüd olekski neid teadmisi ja infot vaja. ja Maris, oled oodatud Unistuste aiaklubisse ja oled oodatud alustama seda aiahooaega hoopis teistmoodi, uuelt puhtalt lehelt. praegu on kevad, praegu on hooaeg ees ootamas, nii et saab tulla koos teiste aiahuvilistega hoopis uuele aiateekonnale. Aitäh, Maria, Maa-ameti plaani kasutamise näitamine oli tõesti tõhus, suurepärane. kuidas teistele oli see Maa-ameti kaardi näitamine? see Canva koolitus tundub väga põnev. kas koolitusel saab osaleda siis, kui veel pole klubi liige? jah, kui sa pole klubi liige, siis osad koolitused on meil täiesti olemas ka eraldi müügis. sa võid vaadata Palusalu aia koolituste lehelt www.palusaluaiad.ee kaldkriips koolitused. nii, ma vaatan korraks veel üle, mis sul siin värsked küsimused on. mis Unistuste aiaklubis nüüd esmalt toimub, mis saab või mida saan teha, kui liitun? esmalt toimub nüüd see, et kui sa liitud, siis sa saad hakata kõiki neid koolitusi läbima kas või kohe täna. aga meil toimub ka otsekoolitusi, mida sa saad siis otse kaasa teha või otse läbida. näiteks järgmisel nädalal ongi see aia visualiseerimise töötuba, kus sa saad otse osaleda. või siis eile toimus näiteks hästi põnev koolitus või mitte aiakahjurite, vaid viljapuude, marjapõõsaste kahjurite teemal. Neid toimunud koolitusi sa saad mingi aja läbi vaadata ise pärast, et saad hakata kohe tegema järjest läbi neid asju. nii, püsikud muutuvad tihti invasiivseks, see serv robotile probleem. Püsikud ongi, osad püsikud muutuvad invasiivseks, teised ei muutu invasiivseks ja see ongi see püsiku valik, et millise püsiku me siis enda aeda toome, millise püsiku me enda aeda valime. kui sa kasutad aias puhmikulisi püsikuid, mis ei muutu invasiivseks, aga mis võib-olla külvavad ennast edasi, siis meil on hooldust vähem võrreldes nendega, kes on risoomidega lähevad edasi. nii, kuidas saada umbrohujuured kätte puude juurte vahelt? jaa, see on väga hea küsimus, sest puude juurte vahelt on võimalik ka umbrohujuured kätte saada. seda me teeme läbi praktilisel umbrohuvaba istutusala rajamise koolitusel.
ja Unistuste Aia klubis on meil seal ka osad juhised olemas, kuidas umbrohujuuri puude juurte vahelt kätte saada. aga seal on saladus seisneb, üks asi on tööriistas ja teine asi on järjepidevuses. ehk siis me ei saa esimese korraga alati neid puujuurde vahelt umbrohujuuri kätte, eriti kui meil on näiteks osja, mis läheb hästi sügavale, millel me peame tegelema selle järelhooldusega, väljakurnamisega. aga kui meil on naet näiteks, siis naet on ainult labidalehe sügavusel maksimaalselt, saab ilusti kätte ja osa puujuuri raiutaksegi läbi, aga osad peab alles jätma, et sul puu ümber ei kukuks, onju. Äh, suur tänu, osalesin esimest korda ja oli väga inspireeriv. aitäh sulle, Triinu. Nii, kas peenras kasutada peenrakatet pluss mulch on mõistlik ja lihtsam viis hoida hooldusvabam või pigem siiski hoida musta mullana peenar? ja see on niisugune lemmikteema. peenrakatteid mina istutusaladele ei soovita, sest et see võib mõjuda kiire, hea, umbrohuvaba lahendusena, aga pikaajaliselt see ei toimi ja tekitab sulle väga palju stressi ja lisatööd juurde. kas 5 aasta pärast või 10 aasta pärast, see oleneb sinu nii-öelda hoolikusest, aga mina neid ei soovita. mina soovitan teha umbrohuvaba pinnase ettevalmistus ja siis istutada taimed ja siis sobiv multsimaterjal peale. kusjuures mults ei tähenda purustatud puukoort, vaid mults võib olla ka freesturvas, see võib olla liiv, see võib olla mingid kivikesed, see võib olla kompost, see võib olla mingi kõdusõnnik. multsimaterjale on erinevaid ja erinevad kasvukohad saavad hakkama erinevate multsimaterjalidega. me ei saa liiva panna näiteks puude alla varjulisele peenrale. see ei toimiks. nii. ja musta mulla peenrana ma nii-öelda klassikalise musta mulla peenrana ka ei hoiaks, sest et vaba pind tähendab umbrohtu, seemnest tulevat umbrohtu. mis ajast hakkab kehtima see 1 aasta klubis olemist? väga hea küsimus, see hakkab kehtima kohe, kui sa liitud. ehk siis konkreetsest kuupäevast, kui sa täna liitud, siis see hakkab tänasest kehtima ja kehtibki aasta otsa. vot, aga siis ma väga-väga tänan, et sa osalesid tänasel kevadisel webinaril ja ma loodan, et sa said siit palju enda jaoks kaasa ja kohtume siis sinuga kas Unistuste Aia klubis või kuskil mujal. ma soovin sulle imelist kevadet. tšau.